Koldid nüüd lasevad seal õunaga korra küljed kokku, õun tõuseb truulidel noh, see läks kohe minema. Valdo Reinsalu keeratud kohe boksi ära, tema sõit sellega siin on lõppenud, aga keskendume nendele meestele, kes siis siin sõidavad ja sõidavad kiiresti, ehk siis Andre Õun, kes siis on tegemas sel aastal debüüti rallikrossi meistrivõistluste sarjas. Mees käis hooaja alguses Laites peetud sellisel väikesel demoüritusel ja midagi veel öelda, siis oli juba Soome meistrivõistluse stardis, siis oli Eesti meistrivõistluse tõusnud, tehnika on hea, Reisvensport ettevalmistatud Škoda Fabia ja nüüd kõik siis vajuvad selle pehmemaa rajaosa peale ära ja Tõnes Truu, kes siin kaks eelnevat etappi on olnud hädas tehnikaga, on hea meil näha, et Tõnes auto liigub praegusel hetkel kordi kiiremini, kui ta on teinud seda kahel eelneval etapil. Nii et Tõnes, kes kindlasti ka hea käega sõidumees on, loodan, et sellel etapil suudab nüüd pakkuda oma konkurentidele ka väärilist konkurentsi. Andre Õun, aga siis seda eelsõiduvooru juhtimas, Eesti Koldid siis teisel kohal sõitmas, Koldid oli süsteemilistus eelmine aasta ka. Ütles, et tuleb sõista ja sõitma ta hakkas. Aga nüüd Tõnes Truu on siin vahepeal positsiooni parandanud, siit kommentaatori puldis seda näha ei ole seda kohta, nii et on siis eelmine aasta lihtsalt tuli ja veel selle aasta Laitse etapil oli Koldid, tema puhul üks selline alati märkimisväärne fakt on see, et tema sõitis selle autoga tavaliselt ise võistlustele ka. Ehk et autol oli kehtiv liikluskindlustus, numbrid asjad küljes ja keerates siis enne starti päevasõidu tuleb maha, kaeti nendest spetsiaalsete lapakatega ja roogid aga nüüd siis jah ütles, et liikluskindlustus sai läbi ja tänu sellele enam ei hakka selle masinaga väga liiklusesse kippuma ja üldsus on tegelikult enamus võib nagu kõik teised võistlejad. Aga head meelt teeb praegusel hetkel Tõnes Truu tempo. Tõnes Truu siis, kes mõnda aega tagasi kihutas kahevöölisel autol, tuli eelmine aasta meistrisarja, sõitis neljavöölise masinaga, paraku ka seal erinevad sekkumised, oli vist isegi armees käik vahepeal, ei lubanud hooaja kokkuvõttes ja sel aastal siis mees uuesti stardis ja midagi pole öelda, number 7 Andre Õun, veel viimased meetrid minna ja võtab siis eelsõiduvõidu. Tõnes Truu teisele üle lõpujoone ja kolmandal Erki Koldits ja taaskord korrates ennast juba